Kui hiljutisel EFTA galal parimate filmi- ja teletegijate austamisel astusid lavale 2 vähetuntud noormeest Terek Leheste ja Tõru Kannimäe, kostus tervituseks pikk ja vali aplaus. Vaid maailmakuulsa Läti kassimultika produtsendile plaksutati ehk rohkem. Need 2 noort on värske mängufilmi Frank peaosa täitjad. Ja see film on päris mitu nädalat järjest olnud Eesti kinode kõige kuumem tegija. Täistund uuris, kuidas sündis kinohitt, mis tõepoolest kõnetab noori inimesi. Kes on filmi varem näinud? Kes on filmi rohkem kui 1 korra näinud? Mina! Kes on filmi rohkem kui 2 korda näinud? Ja kes on filmi rohkem kui 4 korda näinud? Superfännid on siin. Frank on meie filmimaailmas tõesti omamoodi fenomen, sest on mõne napi nädalaga tekitanud enda ümber arvestatava fännibaasi. Just rohke fännihuvi tõttu on korraldatud mitmeid eriseansse, mille eel ja järel on võimalik filmis mänginud noorte näitlejatega kohtuda ning soetada poiste allkirjadega plakateid ja särke. Kogu see möll paneb mõnevõrra üllatuma ka ülikogenud filmiprodutsendi Ivo Felti. Ta on kuidagi nagu väga tugevalt elad alla võtnud. Ta on nagu noorte seas kuidagi nii lausa nagu vist viraalseks või see, et kui me kuuleme, mis TikTokis toimub ja see, kuidas ikkagi nagu see vist toimub kuskil sotsiaalmeedias, mida mina ka ei näe. Aga et see on küll üllatanud selles mõttes ootuse teha. Ei saa aru, mis neil viga on. Üks mõnitab, alandab, teine lihtsalt laseb seal juhtuda. Sotsiaalmeedias elab Frank tõesti omaette elu. TikTokis leidub tuhandeid filmist võetud audiotsitaatidega klippe. Mingisse kuradi puiatu erikooli ma ei lähe. Ning väga palju liigub seal ka kõige rohkem meeldinud episoodidest kokku lõigatud väikeseid filmikesi. Kui Frank 2 lausega kokku võtta, siis räägib see katkisest perest pärit noormees Paulist, kes asub ajutiselt elama võõrasse linna. Seal ristuvad tema tegemised õllest, sigarettidest ja liimi nuusutamisest, aga ka üksteise klohmimisest elamusi otsiva poistekambaga ning selle kamba võimuka liidriga. Tere, mis sa ütlesid, Palju tegid lihtsalt. Sitt näri. Pauli katsed ennast kehtestada viivad järjest valede valikuteni. Tema vältimatut allakäiku takistab aga üks kummaline puudega mees. Mind mäletad? Oota nüüd, Kuule, teeme diili. Coca-Cola. Hoćeš? Peaosalist Pauli kehastav Viimsi noormees Terek Leheste on lapsest saati käinud näiteringis. Viimsi koolis käin ja hetkel olen 9. klassis ja kuni 8. klassini käisin näiteringis. Ja siis sellest on nagu see varasem näitlemiskogemus. Ütle, kas sind üllatab ka, et see film on ikkagi nii menukas, populaarne noorte seas? Eks ta mõnes mõttes ikka üllatab, aga just nimelt, mida ma võib-olla ei oodanud, oligi see, et see nagu ka nendele täiskasvanutele inimestele nii hästi nagu peale läheb. Midagi tobi on või? Sul on? Mis vahid seal? Mul on. Mis sul on? Tobi. Ka Noa-Rootsist pärit Tõru Kannimäe on kogu kooliaja löönud kaasa näiteringis ning mänginud ka seriaalis. Ent kõik varasem on ikkagi lapsemäng võrreldes Frankis tehtud rolliga. Olen näinud sind varem. Tallinnast. Paar päeva siin. Sa mängid sellist gängiliidrit. Kuivõrd see maailm on sulle tuttav? Eriti ei ole, sest et ma isegi kuidagi pole nagu sellises gängis nii-öelda kunagi olnud, et mul on ka mingid sõbrad minu ümber, aga kuidagi selline elu oli nagu üsna võõras. No kuidas sa suutsid mängida siis sellist esialgu ikka üsna süütkest vastikut tegelast? Jasper, minu tegelane, on minust kui Tõrust väga palju erinev. Siis ma ütleks, et palju raskem oleks mängida kedagi, kes on täpselt minu moodi. Et ennast oleks raskem mängida. Palju vastukaja tekitanud filmi režissööriks on Tõnis Pill. Frank on tema esimene täispikk mängufilm. Kuidas sul õnnestus teha film, mis päriselt ka kõnetab teismelisi
inimesi? Meil vist ei ole mingisugust valemit selle jaoks, kindlasti me praegu oleme ka väga positiivselt üllatunud, sest et me teadsime, et me teeme filmi teemadel, mis on ikkagi ka praegu noortele olulised, millega nad saavad samastuda, aga me ei teadnud, et me puudutame siis päriselt ka nii paljude valupunkte ja et päriselt ka need noored lähevad seda kinno niimoodi vaatama praeguseks lugedes internetist mõnikord 3-4 korda lausa. Ju need teemad on sellised, mis panevad inimese ikkagi kaasa tulema ja arvatavasti on õnnestunud teha film nii, et inimesed usuvad. Ei ole proovitud teha suurt eksistentsiaalset üldistust, mis on seal ikkagi olemas siiski, vaid on mindud rääkima lugu, on seda tehtud minu meelest väga sügava empaatiatundega, mis on alati kasuks. Et eduka filmi tegemise taustast lähemalt rääkida, ronime Franki lavastaja Tõnis Pilliga Tallinna äärelinna jääva Hämaravõitu garaažikompleksi juurde. See koht on meile väga tähtis, sest et siin me filmisime filmi ühte väga olulist stseeni, kus meie kõik need kutid erinevad pahandust tegid ja kus ka mitmed pöördelised punktid filmis võtsid nii-öelda aset. Noh, see ormid jäävad. Kuule, Tanel! See oli päris hea. No, ma ei tea, see pole eriti minu teema. Pigem homme. Ja türa homme ütled jälle, et homme, noh, natukene. No, ma ei tea. Sinu vaates, milles see film on? On ta ood depressiivsele väikelinna elule? On ta lugulaul Eesti lõhutud perekondadele või ta on film üksindusest? See lugu räägib kõige enam minu jaoks sellest, et kui sa leiad enda kõrvale need õiged inimesed, siis on sul võimalik igasugusest jamast välja ronida. Ja ma arvan, Franki teeb eriliseks filmiks see, et me mitte ainult ei räägi rasketest asjadest, aga me teeme seda natukese helge noodiga ja see lootuse olemasolu selles filmis ja selles loos on, ma arvan, see, mis teeb sellest sellise nagu natuke erilisema loo võib-olla. See tundub nii, et see helge noot selles filmis ongi filmi nimi-tegelane, et see nii-öelda külahull on. Külahull ju on see helge noot, ütleme, või noh, mitte võrd külahull võib-olla ise, aga jah, kohtumine külahulluga. Ta on see tegelane, kes toob meie peategelase august välja. Tema on see kõige puhtam hing selles kogu filmis, kurjast puutumatu olevus, kes nagu oskab toetada ja aidata ja ei anna hinnanguid. Oskar Seeman mängib teda väga ikka silmapaistvalt. Ja lisaks veel päris mitu Eesti näitlejat, keda me oleme harjunud nägema hoopis teistsugustes rollides, teistsuguse iseloomuga rollides. Kui keeruline oli panna Eesti tuntud näitlejaid mängima rolle, mida nad varem tõenäoliselt pole kunagi teinud? No ma ütlen, et see oli palju lihtsam, kui neid lapsi lavastada. Kui keeruline on lastega töötada? No ma saan aru, et keeruline, aga kui keeruline on neid panna mängima ülimalt raskeid emotsioone? Viha, reetmist, kurbust, hirmu. Nad keegi ei ole ju veel päris näitlejad, nii-öelda koolitatud näitlejad. Iga laps on individuaalne, seda me õppisime ka nii-öelda castingu käigus, et iga laps tuleb mingisuguse pagasiga. Raske või mitte, aga noored mängivad tõesti silmapaistvalt. Võiks öelda, et nemad teevad filmi. Nende pärast käiakse Franki vaatamas. Ja, selle filmi noorte näitlejate mäng mind tegelikult isegi üllatab. Nad on tõesti head, et nad on nagu dokumentaal, mida sa vaatad ja siin on kaks asja, üks on näitlejate valik, mis on väga oluline ja teine ikkagi on see, kuidas Tõnis mängima on saanud. Selge on see, et need lapsed ei puutu igapäevaselt kokku selliste asjadega, mis meil filmis oli ja neile pidi palju seletama lahti, miks mingid asjad niimoodi toimuvad. Mis väga nagu aitas oli see, et meil olid proovinädalad, õigemini peaaegu kuu aega me siis tutvusime näitlejatega, tegime neid stseene läbi ja seal siis režissöör juba andis ka infot, et milline see karakter peaks tollel hetkel olema ja et kuidas teda mängida, et mis emotsioon teda tollel hetkel valdab. Režissöör seletas mulle väga hästi, mida minu tegelane tunneb, kuidas ta minevik oli isegi olnud, mis mõtted tal peas on ja ma proovisin mõista enda tegelast ja tänu sellele ma kuidagi saingi selle rolli niimoodi sooritada. Mulle meeldib näitlejatega palju enne rääkida, teha kõik stseenid läbi ja siis minna platsile ja siis lihtsalt teha neid veel paremini. Mis su vanurid teevad? Rasva hoid, turva, käib perse. Mida viitud üle? Ema on Soomes, teeb tööd. Isa, see tõmbas ammu nahku. Ja nendes kuttides on mingi täielik orgaanika, et nad on ise nõuksed võrdlemisi kuulid
tüübid ka selle juures, et nad nagu on selle nagu nii hästi välja vedanud või nii hästi ekraanile ennast pannud, noh, muidugi Tõnise ja ka monteerija abiga ja nii, eks ole. Kokkuvõttes ongi ekraanidel ehe ja usutav film. Ta on usutav minu meelest eriti ühe asja tõttu on keelekasutus, mis on ju võrdlemisi toores. Noored vaatajad tunnevad ära tegelikult selle loomuliku keele ja meile võib-olla meeldiks konservatiivsematele meist mõelda, et lapsed ei räägi nii, aga paraku vastupidi. Noor inimene, kes on väga tundlik, ütleme, ehedusele, et ta saab kohe aru, kui mingi asi on võlts, tema usub seda ja usaldab seda. No selge on see, et lapsed oskavad roppusi, nad oskavad ropendada. Nad oskavad paremini ropendada kui mõned täiskasvanud. Mina need asjad, mis stsenarist nii-öelda pani sinna stsenaariumisse, mida võiks ropendada, lapsed oskasid pakkuda palju paremaid roppusi. Ütleme niimoodi, et meile anti nagu võtteplatsil suhteliselt vaba voli, kui kaamerat tööle pandi, et kuidas rääkida selles mõttes, et tuli ka nagu korrigeerida mõndasid sõnu, mida tänapäeval kasutatakse ja mida ei kasutatud tollel ajal siis. Sa oled legend, Reisk. Ale Kokk on parem meelest. Mis Kokk üldse inglise on või? See, mida sina enda vatsa tõttu mitte kunagi ei näe. Ja räägib mõmbast loll. Paks, Reisk. Kuivõrd sa usud, et see film kõnetab ka mujal inimesi? Kas tal võiks olla rahvusvaheline edu? Ja, ma arvan küll. Ma arvan, et siin ei ole, sellised teemad on tuttavad igal pool. Ma kasutan tihtipeale sellist meetodit, mida ma ise kutsun Bulgaaria testiks. No. Et Bulgaaria test on see, et kui võtta Eesti filmi ja panna see toimuma Bulgaariasse, mis on maailma kõige suvalisem riik, siis kas ma viitsiksin seda vaadata? Kui ma Franki tõstan Bulgaariasse, need tegelased on bulgaarlased, ma viitsiksin seda ikkagi vaadata. Et see lugu särab sellest, ütleme, lokaalsest keskkonnast ikkagi läbi. Kas Frankil on ka Oscari lootust? Oscar on üks, ütleme, pirtsakas peigmees. Kõik tahavad temaga väljas käia, aga ta ei taha väga nagu. No, Franki puhul ma peaks muidugi ütlema, et ta on siiski noorte film. Et ta on nagu kahjuks lahterdatav mingisugusesse kategooriasse, mis ei ole kõige Oscari altim kategooria, ütleme niimoodi. Film elab nüüd oma elu edasi, aga peaosades säranud poistel on edasised plaanid päris selged. Minu elus on tulemas uus täispikk mängufilm, mis me filmime see suvi, ning ka üks uus lühifilm. Kõik kuidagi näeb nii välja, et näitleja tee on paratamatu. Ma arvan, et ma tahaksin saada näitlejaks. Tahaksid? Sinust saab näitleja. On see sinu mingisugune unistus, eesmärk ja nüüd see film nagu põhimõtteliselt aitab sellele päris palju kaasa? Pürgiks sinna poole küll, jah, et näitlemise suund on ikkagi praegu see eesmärk. Tavakas ja edasi. Just. Täpselt nii? Jah. Aga palju edu sulle selleks ja aitüma intervjuu eest. Pole tänu väärt. Huvitava on märkida, et Franki publiku huvi on liikunud tavapärasest erinevalt. Üldiselt vaadatakse uusi filme kõige enam linastuse esimesel nädalavahetusel. Järgnevatel nädalatel publiku huvi tasapisi raugeb. Franki puhul kipub iga järgneva nädalaga vaatajate huvi aina kasvama. Toimib nii-öelda suust suhu turundus. Kes on filmi näinud, soovitab seda ka teistele. Tänaseks on Franki näinud ühtekokku 70 000 vaatajat, mis on süngevõitu Eesti noortefilmi kohta ikka vägev number.